autominutid toob teieni Alexela. Ideaalsed rehvid on karmide talveilmadega hädavajalikud, sest neist sõltub nii sinu kui kaasliiklejate ohutus. Suvel ei pöörata rehvide valikule suuremat tähtsust, sest sõidutingimused on enamasti head ja libedus tekib vaid suuremate vihmasadudega. Kindlasti ei tohi suviseid teeolusid alahinnata, sest kulunud rehv ja märg teekate on väga ohtlik kombinatsioon. Ülehomsest võib vahetada talverehvid suverehvide vastu, et millal on mõistlik talverehvid suverehvide vastu vahetada? Üldjuhul sõltub see ikkagi ilmast, et ei sõltu kuupäevast, et keskmine temperatuur võiks olla ikkagi +7 kraadi, siis suverehv hakkab korralikult tööle. Ütleme, et mu autol on aastaringseks kasutamiseks mõeldud lamellrehvid, mis ei vajagi vahetamist. Millised on lamellrehvide plussid ja miinused? Kuna me räägime rehvidest, siis ikkagi ohutus on number 1, eks ju meil, ja lamellrehviga on lihtsalt pidurdusmaa ikkagi tunduvalt pikem kui suverehviga, nii et lamellrehvi puhul siis, kui võtame näiteks ühe näite pidurdusmaa asfaldil, 16 kraadi on väljas sooja, tundub kõik on väga okei ja rehv peaks pidama väga hästi, aga siis suverehvi ja lamellrehvi pidurdusteekond 100 kilomeetrist nullini on 5 meetrit on pidurdusteekonna nagu vahe ja suverehvidega on pidurdusmaa siis tunduvalt lühem, et ikkagi see on siis lamellrehvi puhul miinus ja pluss on siis see, et te lihtsalt säästate ühe vahetuskorra. Ilmselt paljud vaatavad üllatusega oma eelmise aasta suverehve ja mõtlevad, et äkki sõidaks ühe suve veel ära. Millist ohtu kujutab vähese mustriga suverehv? Seadusega on lubatud 1,6 millimeetrit. Kindlasti peaks siis selle ära mõõtma ja kodustes tingimustes on selleks alati, ma olen alati kasutanud ja soovitan edaspidi ka 2 eurost münti, millega siis saab ise mõõta siin, kus hakkab tumedam osa, siis on lubatud 3 millimeetrit, kuigi 1,6 on lubatud seadusega, siis ikkagi rehvi müüjad ja professionaalid soovitavad ja paluvad lausa ära vahetada ikkagi rehvid 3 millimeetri pealt, et see 1,6 on ikkagi väga-väga äärmus ja ohtlik juba, et kindlasti mitte kevadel ja sügisel minna sellise rehviga üldse teele, et ikkagi soovitan kas siis vähe kasutatud, vaid pigem ikkagi uus rehv osta, et sellise rehviga ei ole mõtet ja see on väga ohtlik, ei tohi minna sellise rehviga teele. Millist ohtu see rehv liikluses kujutab sõitjale, liiklejatele? Kõige suurem oht on ikkagi vesiliule, et kui väljas on märg, siis see on tõsiselt ohtlik ja libe, et riskita oma eluga, et seda me kindlasti ei taha. Rehvide brände on väga palju, kuidas nende seas orienteeruda? Kindlasti täna siis soovitan number 1 jälgida siis labelingi, seda nimetatakse labelingiks ja siin on siis välja toodud põhiasjad, mida soovitan jälgida. Ja number 1 meil turvalisus on siis pidurdamine märjale. Ehk siis kõige olulisem näitaja selle labeli peal on selline rehv ja vihmapilv. Mida parem näitaja on, seda lühem on pidurdusmaa, ehk siis paremus hakkab A-st. Et kui on A tähisega, siis järelikult see rehv on väga hea märjal asfaldil pidurdamine. Järgmisena on siis, mis tänapäeva inimestel on oluline, on veeretakistus. Mida väiksem on veeretakistus, ehk mida ülespoole siin skaalas tõuseb, seda ökonoomsem see rehv on, ehk siis auto võtab vähem kütust. Inimesed üldjuhul üritavad osta võimalikult soodsalt, aga soodne rehv ikkagi ei pruugi olla alati nii hea, kui räägitakse või et selle rehviga näiteks ei saa nii kaua sõita kui kallima rehviga, et te teete ühekordse soodsa ostu, aga hiljem selgub, et te peate ostma sügisel juba uued rehvid, kuna need on nii ruttu ära kulunud. Et pigem ostke 10 eurot kallim rehvi ja te saate tõesti palju parema rehvi. Seadus lubab suverehvidega sõita juba 1. märtsist, kuid heitlike Eesti ilmade puhul jälgi esmalt temperatuuri. Kui väljas on püsivalt üle 7 soojakraadi, siis võib suverehvid alla panna. Kui kraade on vähem, jätka lamell või naastrehvidega sõitu. Ära ei tohi aga unustada, et naastrehvide tagumine kasutusaeg on 1. mai ja väärkasutuse eest võib saada trahvi. Olge siis uute rehvide valikul hoolsad ja hinnake kriitiliselt autorehvimustri kulumisastet. Kui muster on nigel, siis ärge oodake, tõtake kohe uut ostma. Või nagu ütleb üks vanasõna, meest hinda kingade ja autorehvimustri järgi. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.